Tere hommikust ka minu poolt. Ma räägin teile ühest üsna kuivast teemast tegelikkuses. Minu tänane mõte on teile rääkida ühest kohustusest, mis võib-olla on teil kõigil, võib-olla ei ole, ja mida tegelikult siis riik oma poolt on ette võtnud selleks, et seda kohustust teile veidikene lihtsamaks teha. Ehk siis ma räägin teile tunne oma klienti kohustuse täitmisest ja tunne oma klienti kohustuse täitmine ei ole nüüd päris see kliendi tundmine, mida te võib-olla oma tavalises igapäevases töös arvate teadvat, eks ole, et arvate kliente, teate, et ta on mees või naine, te teate võib-olla tema e-maili, võib-olla teate veel andmeid, aga tegelikkuses on olemas üks seadus, mille nimi on rahapesu tõkestamise seadus ja see seadus paneb kohustuse ettevõtetele ja ettevõtjatele teostada siis teatud protseduure või kontrolli. Te olete kindlasti rahvusvaheliselt kuulnud mõistet Know Your Customer, KYC ja näinud seda pildis. Teil on kõigil ettevõtetel pangakontod, teil on endal pangakontod, teil aeg-ajalt antakse siis panga poolt mingisugune ankeet, mida te peate kontrollima. Võib-olla pank saadab teile lihtsalt täiendavat informatsiooni ja ütleb, et te peate oma tunne oma klienti kohustust täitma ja hoiatab teid, et kui te mingiks ajaks oma pangakonto kasutamiseks mingisugust informatsiooni ei anna, siis pank piirab teie pangakonto kasutamist või suleb selle. Tegelikkuses on selle kõige taga üks suur ja ohtlik asi, mille nimi on rahapesu ja selle tõkestamine ja terrorismi rahastamine. Ja nüüd see KYC või tunne oma klienti on siis protseduur, mille käigus või mille eesmärgiks on siis tuvastada kliendi isik, tema vastutusulatus ja välja selgitada võimalikud riskid, mis kaasnevad äri suhtes. Ja see on tegelikkuses võib-olla kõlab lihtsalt, aga sisu poolest on ta veidi keerulisem. Ja ma kohe jõuan ka järgmise slaidiga küll sinnamaani, kus ma räägin, kes seda peavad tegema, aga ma enne räägin väga põgusalt ära kahest veel terminist, mida te võib-olla elus olete kokku puutunud. Üks on see KYC, millest rääkisin, ja teine, mida te ka olete veel näinud, võib-olla on AML, ehk siis see tuleb tegelikult ingliskeelsest lühendist anti-money laundry. Sellel head eestikeelset vastet ei ole ja seetõttu siis ka suurtes ettevõtetes ja pankades te näete näiteks üksused, mille nimi on KYC AML või siis on KYC officer või AML officer. Tegelikkuses need on ühe protsessi kaks otsa, ehk siis see KYC või tunne oma klienti on nüüd see moment, kui teile tuleb klient, on ta uus klient või olemasolev klient ja te peate selle kliendi koha pealt siis hakkama aru saama, mis ta teeb. Ja nüüd see AML-i pool on see teine ots. Kui te olete selle kliendiga juba püsivalt suhtes, ärisuhtes, kestvussuhtes, siis mida te peaksite tegema selleks, et olla kindel, et selle kliendil ei ole mingisugust rahapesu või terrorismi rahastamise riske. Ehk siis see KYC ei tunne oma klienti protsessi esimene ots ja AML on siis see teine pool. Nüüd, kui KYC, eks ole, nagu ma rääkisin eelmises slaidiski, et te peate kõigepealt aru saama, kes see isik on. Seadus näiteks nõuab seda, et te peate isiku füüsiliselt tuvastama. Ehk et tegelikult, mis on see riskikoht, kui te teete virtuaalseid tehinguid klientidega, e-poed, eks ole, nemad tegelikult ei tea, kes on teisel pool otsas. Aga kui te teete, eks ole, mingi tehingu, müüte mingit kaupa või teete lepingu, siis tegelikult te peaksite olema kindel, et see, kes lepingu sõlmib, on see isik, kes tänasel päeval eks ole, ID-kaart ja PIN-koodid, PIN-id, kui te annate oma ID-kaardi kellegi teise isiku kätte koos PIN-ide põnnidega, siis Eesti mõistes see teine isik muutubki teist, sellepärast et tänasel hetkel me ju ei suuda kontrollida, kas see isik, kes tegelikult nüüd mingisuguse digitaalse dokumendi allkirjastab, on see isik, kes tegelikult on selle dokumendi omanik. KYC eesmärk, eks ole, on siis pahalastel tegeleda äriga, ehk siis kõik need võimalikud sellised natukene kahtlased raha omamised, et see raha muuta legaalseks. Tuleb ennetada riske, tuvastada riske, neid riske juhtida. Ja see KYC peab olema siis nutikas, eks ole, efektiivselt ja põhjalikult tehtud. Nüüd, mis selle järgmise slaidi sisuga tegelikult te näete, koheselt on üks pikk loetelu. See on väljavõtte seadusest, see ei ole ammendavad loetelu, aga mis selle mõte on see, et tegelikkuses, kui nüüd seda rida kõik läbi käia, siis siia alla võivad sattuda kõik ettevõtted, kes tegelevad või kellele keegi tahab maksa sularaha 10 000 eurot.
ja seal on erinevad siis alused, mille see 10 000 eurot on, aga 10 000 eurot või võrdne vääring, ehk siis nagu teie teete tehingu sularahas, sõltumata sellest, kas see on siis 1 kord kuus või see võib olla siis ka mingi perioodi jooksul, siis sellisel juhul te muutute seaduse mõistes kohustatud isikuks, rahapesu tõkestamise seaduse mõistes, ja tegelikult te peate seda KYC tegema, mis on seadusest tulenev kohustus ja selle kohustuse mitte täitmine, ma räägin ka pärast karistustest, võib viia selleni, et tegelikult ettevõtet karistatakse. Nii et tegelikult võib iga ettevõtja, ega ettevõte, kui ta tegeleb sularahaga, sattuda sellisesse rahapesu siis kohustuste täitmise nimistusse, pluss veel näiteks vastavalt seadusele on sellised ettevõtjad, raamatupidajad, õigusbürood, ka on ka seadusest tulenevad ametikohad, näiteks audiitorid, notarid, pankrotihaldurid, advokaadid, aga kinnisvarabürood kõik, eks ole, on need isikud, kes tegelikult ja kinnisvaramaaklerid, maksunõustajad, et see loetelu tegelikult seaduses on päris pikk, kes tegelikult kõik peaksid igapäevaselt siis oma klientide puhul seda KYC-d, vähemalt KYC-d esimese etapina teostama ja seda siis edukalt ka siis monitoorima, ehk seda AML-i poolt sinna otsa tegema. Iseenesest selle asjaga, vaadates järgmist slaidi, on mõneti siis probleemid ka. Ehk mida te peate tegema, on see, et te peate kohaldama hoolsusmeetmeid. Need terminid, mis ma räägin, kuna ma olen jurist, ma kasutan termineid, mida räägib seadus, aga ma proovin nad teile natukene siis inimkeeliga üle siis rääkida, et hoolsusmeetmed on siis tegelikult terve rida siis tegevusi, mille eesmärgiks on siis aru saada tõesti see, et kes on siis teie äripartner, tema isik, saada aru, kes on kasusaajad. Väga oluline on aru saada iga tehingupartneri puhul, kes on need isikud, kelle nimel tehingut tehakse, ehk siis üks on ju juhatuse liige, aga on ju omanikud, et ega juhatuse liige ei tee tehingut ju enda nimel ja enda eest, vaid kõik see, mis äriühingust tekib või tuleb, on seotud ju nende omanikega. Ja tegelikult kasusaajad on siis need isikud, kelle puhul peaks tuvastama nemad ja kui on tegemist kasusaajatega näiteks, kelle puhul on kolmandad riigid, seda ütleb seadus, et kui on tegemist kolmandate riikidega, on eriti veel regioonid toodud välja, kus on kõrgendatud rahapesuriskid, siis nende isikute puhul peaks minema tööle igasugused punased tuluksed teile, te peaksite hakkama väga põhjalikult aru saama, kust selle ettevõtte raha näiteks pärineb, et teiega tehingut teha. Ehk tegelikkuses ütleb ka seadus, te peate aru saama selle isiku varalisest seisust ja kust see vara pärineb. Nüüd veel üks mõiste ütleb, et te peaksite veenduma, et tegu pole PEP-iga. See PEP ei ole eestikeelne termin, selle koha pealt on riikliku taustaga isik, lihtsalt ta on väga lohisev. Inglise keeles kasutatakse terminit PEP, ehk siis Political Exposed Person. Ja riikliku taustaga isik, selle kohta on jälle eraldi seadus olemas, määrus rahandusministril, mis siis ütleb, kes on need Eestis nõndanimetatud need PEP-id ja siis seadus ütleb, et PEP ja tema lähikondne, ehk siis lähikondsed on abikaasad ja nende puhul siis lähikondseid tuleb siis ka lugeda PEP-ideks ja nende puhul kohaldada siis neid kõrgendatud meetmeid, ehk siis on need hoolsusmeetmed, mis on lihtsustatud, kus piisab ainult mingite dokumentide tuvastamisest, isiku arusaamisest, eks ole, kes on kasusaaja, kus tema võib-olla raha pärineb, aga kui nüüd on kõrgendatud hoolsusmeetmed, siis tuleb hakata hindama igasuguseid regionaalseid riske ja tuleb veenduda siis igasuguseid asjaolusid juurde, et kas see nõndanimetatud PEP ei ole siis seda raha saanud korruptiivsel moel. Sest mis on rahapesu puhul, eks ole, see riskikoht on ju see, et rahapesu iseenesest ei teki ju tühjast kohast. Sellele tavaliselt räägitakse terminist, eelneb mingisugune eelkuritegu. Ehk et see raha pestakse puhtaks näiteks maksupettuse käigus, korruptsiooniga võetakse altkäemaksu, sellele tegelikult on midagi eelnenud ja nüüd seda raha on vaja legaliseerida ja tegelikult legaliseeritakse seda läbi väga tihti ausate äritehingute, ausate ettevõtjatega. Ehk et tegelikult, kui me ei tea, kes on meie partner, siis võidakse tõesti meid jutumärkides nagu õnge tõmmata, näiteks kinnisvaratehingute puhul, eks ole, ja see tegelikult vara siis nõndanimetatud soetada ebaseadusliku eelkuriteo käigus. Nüüd ütleb seadus, et te peate koguma teavet, te peate neid andmeid säilitama ja peate ka raporteerima see rahapesu andmebüroole, kui esinevad mingisugused rahapesu riskid. Nüüd, mida ei tohi mitte mingil juhul teha? Sõltumata sellest, eks ole, mis on olukord, te ei tohi jätta välja selgitamata seda, kes on tehingupartner ja kelle huvides tehing tehakse.
Kuidas seda välja selgitada, siin seadus ja juhendid ei anna mingisugust sellist nagu head õpetust, vaid ta ütleb teile tegelikult seda, et te peaksite siis ise lähtuvalt oma siis arusaamistest proovida oma kliendilt aru saada, kellega on tegu ja miks ta seda tehingut teha tahab. Nüüd ei tohi sõlmida ka tehingud anonüümsete tehingupartneritega või teadvalt variisikutega. Ehk need teadvalt variisikud on siis sellised seltsimehed, kelle puhul teil tekib kahtlus, et see tehing ei tehta selle isiku nimel, kes selleks isikuks olla võib, kes seda tehingut teeb, ehk siis tegelikult te peaksite aru saama, kes on see tehingu pool. Teha tehingut isiku või ettevõttega, kui ilmnevad asjaolud, mis viitavad loomulikult rahapesule või terrorismi rahastamisele. Seal on terve rida erinevaid indikatsioone, eks ole, siin need kolmandad riigid, geograafilised riskid, näiteks, eks ole, seal teatud Araabia maad, tänasel hetkel ka Venemaa. Nüüd üks oluline märksõna on veel see, et tegelikult kõik ettevõtjad ei tohiks teha tehinguid isikutega, kes on kantud finantssanktsioonide nimekirja. On olemas Eesti sanktsioonid, on olemas Euroopa Liidu sanktsioonid, on olemas rahvusvahelised sanktsioonid, tegelikult see sanktsioonide list on väga suur ja tegelikkuses tänasel hetkel ei tohiks teha tehinguid siis nende isikutega, kes on kantud sanktsioonide nimekirja, ehk siis tegelikult see on niisugune suur blokaad. Ja seda saab kõike kontrollida, on olemas niisugune nimetusega Euroopa Liidu veebileht nagu sanctionmap.eu, mis annab siis tegelikult selle vastuse, kus siis tuleks teil oma tehingupartnerid tehes piiriüleseid tehinguid kontrollida, et nemad ei oleks sinna nimekirja kantud, sellepärast et kui te teete tehingu sellise, võib tekkida olukord, et te saate selles karistada. Ja loomulikult, kui tekib teil ärisuhtes selline olukord, et te tahate oma äripartnerilt saada mingid andmed ja ta keeldub neid andmast. Võib-olla te olete näinud, et paljud ettevõtted ja rahvusvaheliselt eriti on kirjutanud sisse oma lepingutesse punkti, et siis klient kohustub andma teatud andmeid just selle sama riski maandamiseks, et kui leping sõlmitakse, siis klient on teadlik, et temalt võidakse andmeid küsida. Ja kui ta neid andmeid keeldub, eks ole, andmast, siis tegelikult on alus ka leping üles öelda, sest kui seda ei tehta, tekib üks suur tõsine probleem ja mure sellega, et tegelikkuses siis see ettevõte, kes teeb temaga tehingu, on rikkunud seadust. Ja mis nüüd juhtub? Eesti siis karistusseadustik ütleb selle kohta siis selliselt, et see on karistav tegevus ja rahatrahv siis füüsilisikule on 300 trahviühikut või arest ja rahatrahv juriidisikule on 400 000 eurot. Ehk et see on siis see summa, mida võib rakendada riik sanktsioonina, kui mingi ettevõte jätab oma rahapesu riskid siis maandamata või teeb tehingut siis nende isikutega, kes tegelikult läbi siis kogu selle toimingu pesevad oma raha puhtaks. Kui me mõtleme mõne suurpanga juhtumil, eks ole, 400 000 eurot, kui on läbi panga puhtaks pestud miljardid, on väike summa, aga kui me mõtleme ühte väikest ettevõtet, siis tegelikult 400 000 eurot on päris suur summa selleks, et ettevõtte tegevus igavesti ära lõpetada. Nii et see ei ole väike summa, kõik on suhteline ja sellepärast tasub neid rahapesu tõkestamise riske ka maandada. Nüüd probleemiks tänasel hetkel on meil tegelikult see kõige suurem häda, et kus need andmeid kätte saada, kus ma saan kätte andmed oma siis selle kliendi kohta, kus ma siis, mis andmebaasist ma peaksin otsima, mis andmed on piisavad või mis ei ole piisavad. Lisaks, eks ole, väga tihti me kõik mõtleme, et kui pangast tuleb raha, siis tegelikult pank on ju pidanud ära kontrollima või kui me teeme nootari tehingu, siis nootar peab kontrollima, eks see vastutus tegelikkuses tänasel hetkel on natuke hajutanud. Ja iga siis üks või teine osapool eeldab, et keegi järgmine või keegi eelmine on tegelikult selle rahapesu riski nagu ära kontrollinud ja maandanud ja praktikas võib tekkida olukord, kus ükski osapool seda lõpuni ei tee, sest kõik eeldavad, keegi teine on selle teinud. Ja nii juhtubki tegelikkuses elus see, et see rahapesu saab toimuda sellepärast, et tegelikult ei tehta neid meetmeid, aga seaduse mitte tundmine ei tähenda, et seda ei tule täita, eks ole, ja seadus ütleb, et kõik peavad seda tegema. Kui on ühes ahelas pank, nootar, näiteks teie mingi tehingu vahendajana, siis te kõik peate selle rahapesu tunne oma klienti KYC protseduuri läbi tegema. See pangakonto tavamine sulgemine, eks ole, on olnud siin probleemiks, mille tõttu olete ilmselt rohkem ka saanud aimu sellest, et on mingisugused riskid, mida pangad näiteks ei taha võtta ja see on siis ka viinud väga paljud ettevõtted
võib-olla olukorda, kus siis ettevõtte osanike ringis on näiteks mõne kolmanda riigi kodanik, oletame Vene Föderatsioonist, ja selle tõttu on tekkinud olukord, kus ettevõttele on tulnud pangast kiri, et me soovime sulgeda teie pangakonto. Ja kõige viimane probleem on see, et need juhendmaterjalid, mis räägivad, kuidas seda rahapesu tõkestamist siis ettevõttes korraldada, on väga pinnapealsed või puudulikud ja on ka vastuolulised. Et on erinevad juhendid, mis annavad väga erinevat informatsiooni, on näiteks olemas üks juhend, mis on 80 lehekülge pikk, ja seda juhendit läbi siis töötades see käib ühele elementaarsele väiksele ettevõttele ja ettevõtjale lihtsalt üle jõu. Et see on üks tõsisem probleem, et tänasel hetkel ei ole nagu sellist selget abimaterjali, kuidas siis ettevõtja peaks oma siis kohustusi rahapesu tõkestamisel täitma, mis peaks olema, kuidas ta peaks vaatama, mida ta peaks vaatama, kuidas seda täpselt siis toimima panna. Aga kuidas saab tulla riik appi? Ja riik saab appi tulla siis ühe lihtsa lahendusega, sest tegelikkuses tänasel hetkel ju riigil on olemas iga isiku, füüsisiku, iga ettevõtja kohta tohutul hulgal informatsiooni, nagu minu eelkõnelejaga tegelikult näitas, et on olemas väga palju informatsiooni, mille põhjal on võimalik teha mingisuguseid järeldusi. Riik ei saa teie eest ära teha seda rahapesu tõkestamishinnangut, sest riik ei saa võtta vastutust teie eest, aga mida saab riik teha, on see, et ta tegelikult aitab teid andmete kättesaamisel. Ja kui me nüüd käivitame ühe video, mille taustale ma siis teile räägin, ühest lahendusest, mida tegelikkuses on tänasel hetkel siis riik prototüübina toiminud. Ehk tegelikkuses on väga lihtne andmete kättesaadavust tagada läbi erinevate siis keskkondade. Oletame, et antud näide, mida te näete, on siis tehtud eesti.ee keskkonnas ja selle keskkonna raames siis see on üks prototüübitud lähenemine. Me proovisime, kuidas võiks olla andmete kättesaamine tunne oma klienti jaoks tehtud siis ettevõtjale või füüsilisele isikule kättesaadavaks selliselt, et ta saaks ise oma andmeid sealt vaadata, edastada ja lõpuks jõuame ka sinnamaani, kus ta oma nõusoleku kaudu neid andmeid edastab siis näiteks oma tehingupartnerile ja nende andmete puhul, mis on meil väga oluline, need andmed on siis ajatempliga varustatud, ehk tegelikult see, kes need andmed nüüd saab riigilt või selles süsteemi kaudu, teab, et need andmed pärinevad registritest, need on sellel hetkel kehtivad. Ehk kui me tänasel hetkel oleme olukorras, kus tegelikkuses oletame, kui teie peaksite tegema seda KYC protseduuri, peaksite need andmeid siis erinevatest registritest ühekaupa käima küsimas ja otsimas, siis me proovime teiselt poolt anda nüüd siis nimetada seda, ütleme, mis tänasel hetkel riiklikuks või siis tunne oma klienti andmevahetusteenuseks, need andmed teile ette antud profiili alusel, ehk nad on juba teie jaoks tehtud natukene mugavamaks, selekteeritud, mille põhjal siis teie neid andmeid vaadates saate omakorda neid andmeid analüüsida ja öelda siis, kas isik on teile piisavalt turvaline või mitte. Selle asja teine pool on ka see loomulikult, et rääkides reaalaja majandusest, need andmed saate te kätte ka masinloetavana. Need andmed, see fail, mis tegelikkuses siis teie tehingupartnerile või teile tehingupartner annab, on nii ajatempliga varustatud, nii PDF-i kujul kättesaadav kui ka masinloetav. Ehk tegelikkuses tekib olukord, kus te olete suuteline oma süsteeme näiteks häälestama sellised, need andmed jookseksid teie siis mingisse majandustalkvarasse kokku ja te olete suuteline nende andmete põhjal juba ise siis panema mingid parameetrid oma süsteemi, kes siis ütleb teile, kas või millised võiksid olla siin riskid. Eesmärk on see lahendus esimese etapina siis teha kättesaadavaks selle aasta ehk lõpuks. Kindlasti see lahendus iseenesest võtab arengus veel aega, sellepärast et seal on erinevad komponendid, mida tänasel hetkel alles riik on loomas, näiteks nõusoleku teenus. Et tekiks võimalus ka selliselt, et kui te olete mõne oma kliendiga püsisuhtes, siis klient annab nõusoleku ja teie saate need andmed tema eest pärida jooksvalt. Et ei pea enam kliendilt iga kord küsima, et anna mulle palun see ankeet või saada mulle see ankeet, vaid te saate ise selle päringu automaatselt käivitada.
ja lisaks siis tegelikkuses need andmete koosseisud ka kogu aeg täienevad, et on küll paljud registrid, mis tänasel hetkel on, õigemini Eesti riigis, eks ole, me teame, et kõik registrid on XD kaudu ühendatavad, aga paljudes registrites pole võimalik teha sellisel kujul neid andmekomplekspäringuid. Et seal on ka vaja tööd teha, nii et esimesena siis me teeme kättesaadavaks siis sellise natuke lihtsama versiooni ja kogu aeg täiendame siis selliselt, et lõpptulemusena oleks siis ettevõtjatel, kes peavad seda tunne oma klienti kohustust täitma, võimalikult lihtne ja mugav sellist esmast analüüsi teha. Aga minu poolt ongi tänaseks teile kõik.